oli see õige. Nii, aga tere siis veel kord kõikidele, kes on veel liitunud meil vahepeal. Minu nimi on Eha Paas, mina olen Kodukandi vabatahtlike seltsiliste projekti juures eksperdiks ja vabatahtlike koolitajaks ja tänasel webinaril siis selliseks modereerijaks. Võib-olla mõni sõna enne, kui me teemast hakkame rääkima, sellised praktilised korralduslikud asjad ka, et kõik, kes ei räägi, et neil ma palun siis oma mikrofon kinni hoida, ehk siis on selline punane seal vasakus nurgas mikrofoni ikoon, et hoidke see siis kriips peal punasena, sest muidu on kõik hääled meile siia kosta ja keeruline siis kuulata. Kes nüüd soovib sõna või talle tekib küsimus, et kindlasti märkige see küsimus chati, et Inga ehk aitab mul jälgida, et aeg-ajalt siis saame vaadata ja teie küsimustele vastata. Võib ka anda käega märku, kui ma kohe ei märka, et siis hoidke natukene rohkem seda kätt üleval. Ma loodan, et te kõik teate, kus see käsi on, et alt, kui te vaatate, seal on need, mul endal ei ole nüüd seda alumist, aga seal on see reageeringud, kus saab panna seda rõõmsat nägu ja kätt ja et ma loodan, et te sealt alt kõik leiate selle. Nii, mis see kell meil nüüd on? Mul endal selles mõttes nüüd kell on toimib. Täpselt kell on 4. Täpselt kell on 4, siis me tegelikult ka alustame. Täpselt kell on 4 alustama. Aitäh. Aga sul mikrofon ei ole? Jah, mul ei ole vaja. Jah, nüüd meil siin ongi, kelle mikrofoni me siit välja lülitame. Vist juba läks. Sa saad kõik panna muidu mute all, aga vist juba on ära pandud. Aha, jah, aga siis ma panen Hanna-Stiina ka kinni. Jah, siis seda küll. Nii, aga head inimesed, mina ennast tutvustasin juba, olen siis teile tänaseks abimeheks siin, aga peaesinejaks ja üldse tänase webinari korraldamisel tuli Kodukandile appi selline organisatsioon või grupp Dementsuse kompetentsikeskus, kus on toimetamas nii Hanna-Stiina, meie tänane põhiesineja, kui ka Tiina Mölder, kes siis võtab hiljem Hanna-Stiinalt sõnajärje üle ja räägib meile dementse sõbra sellist informatsiooni, kuidas olla dementse inimese sõber ja mis see siis endas kätkeb, et tänane päev ongi 2 jagunenud, et ühelt poolt Hanna-Stiina räägib meile siis kõigest sellest, mida te ka küsisite, et kuidas siis olla vabatahtlik seltsiline dementsele inimesele ja kuidas dementsust ära tunda ja mida siis erinevates olukordades teha ja tegelikult need küsimused Hanna-Stiinale on ka saadetud, ma ei tea, kui palju sa jõudsid pilku peale visata, et kõigest sellest siis Hanna-Stiina räägib ja pärast siis on selline infotund, mida veab Tiina ja osad teist juba registreerimisel märkisid, et kes siis soovivad osaleda, et enne infotundi Tiina siis ütleb ka paari lausega, et mis sealt oodata on, et siis igaüks saab otsustada, kas ta siis jääb ka infotunnile või läheb edasi oma muid tegemisi tegema. Ja nüüd Hanna-Stiina Heinmets, ma sun perekonnanime üldse ei öeldki, et kui tuttav inimene, aga palun, sõna on sinul. Ja suur tänu, et tere, mina olen siis Hanna-Stiina. Ja tutvustan siis ennast, et olen erialalt tegevusterapeut. Dementsuse valdkonnas olen 12 aastat töötanud, alustasin siis tööd Tallinna Diakoonia haiglas tegevusterapeudina ja juhtisin ka siis dementsusega inimeste osakonda 10 aastat. Ja tänaseks päevaks siis olen Dementsuse kompetentsikeskuses nõustaja ja MTÜ-s Elu dementsusega siis juba 2016. aastast siis olen vabatahtlik ja ka tugigruppide koordinaator ja arendaja olnud siis.
sellel aastal nüüd. Nii et meil on ka Eestis siis juba 32 tugigruppi, kus siis ka meil on oma vabatahtlikute võrgustik, kes siis kõik veavad Eestimaa erinevates piirkondades tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Nii et küll kui vahepeal koroona oli, aga ütleme siin enne koroonat on sellised paremad numbrid välja tuua, et kuskil 400 inimest käis aasta jooksul siis tugigruppides, mida siis vabatahtlikud vedasid. Et selles mõttes, et minu igapäevane siis elu ja töö ongi dementsuse valdkonnas ja kohe algatuseks ma ka juhin tähelepanu terminoloogiale, et ka pärast Tiina räägib sellest, et me räägime dementsusega inimestest, mitte dementsetest. Sellepärast, et dementne on stigmatiseeriv sõna. Ükski inimene ei taha endale nagu just selle sõna pärast, sest et ta on natukene selline, mitte natuke, et päris palju selline halb maik kuvand. Et kui me ütleme dementsusega inimene, siis see on ikkagi inimene, kellel lihtsalt on võib-olla mingi muu haigus, aga siis temal on konkreetselt dementsus. Et me ei määrata nagu haiguse järgi inimest. Järgmine slaid. Ja, et dementsus tavaliselt on kuidagi ju abstraktne ja arusaamatu, sellepärast, et inimene iseenesest ju kõnnib ja tal ei ole otseselt kuskilt valus, et kuidas tal siis midagi viga on, kui ta nagu ei paista väliselt nagu haige. Aga samal ajal see pilt näiteks just siin on üpriski hästi nagu iseloomustab seda, et tegelikult selles soliidses ülikonnas härrasmees võib samal ajal ikkagi täielikult olla ise segaduses oma haiguse tõttu, et kelle sünnipäev näiteks siin on, kui vanaks mina saan, kui isegi öeldakse, et minu sünnipäev on, et kui vanaks ma siis saan, kes need inimesed siin sünnipäeval üldse on, kus me üldse oleme. Et neid küsimusi võib olla siis väga-väga palju, mis on siis dementsusega inimese peas. Et siinkohal siis kohe ongi see, et vananemine ja dementsus ei ole sünonüümid. See tähendab seda, et ükski vana inimene, olgu ta siis kas või 100-aastane, ei tähenda seda, et tema mälu on nii halb või toimetulek on nii halb, et ta näiteks ei tea, kus ta elab või kes ta on või kes on tema lähedased. Et kui see juba ikkagi nii keeruline on, siis on siin taga mingi haigus. Et öeldakse siis niimoodi, et kui me oleme 25-30 aastased, et pärast seda hakkab see meie mälu halvenema küll. Ja kuni 1% aastas võib mälu või ka aasta halveneda, aga kuna meil on ajus on nii palju ajurakke, ma pärast ka näitan neid pilte visuaalselt, siis see 1% on nii väike protsent, et see ei tee meie elu ka 100-aastaselt tegelikult normaalse vananemise puhul nagu nii keeruliseks. Et me võime küll natuke aeglasemaks muutuda, meil võtab mõndade tegevustega hakkama saamine, võib-olla natuke kauem aega, aga siiski me säilitame oma iseseisvuse. Aga kui me räägime dementsusest, siis seal on massiline aju degenereerumine, nii et inimesel mitte ainult siis aju ei halvene, vaid väga palju muid, mitte ainult mälu ei halvene, vaid ka palju muid erinevaid oskuseid kaob ära, milleks siis võib olla orienteerumine, rääkimine, just planeerimine, inimeste äratundmine, selline suhtlemine ja sotsiaalsest elust võõrandumine, nii et neid asju on nagu
kombinatsioonina palju. Järgmine slaid. Miks siis see dementsuse küsimus kindlasti teil ka paljudel on see, et kas Alzheimer ja dementsus on nagu sama asi, siis mina ütlen nüüd, et dementsus on nagu tulemus, aga miks dementsus välja areneb, selleks võib olla kuni 100 erinevat haigust. Nii et Alzheimer on siis üks haigus, mis siis kujundab välja dementsuse. Et ma ütlen ka siinkohal veel selles mõttes, et ma räägin kõigepealt teile natuke nagu haigusest ja siis me lähme sellise toimetuleku ja suhtlemise juurde. Et muidu on keeruline ka, kui te ei tea nagu selle haiguse tagamaid või selle dementsuse sündroomi tagamaid, et siis nagu aru saada, et miks need asjad nii on. Kui ma natuke selgitan seda haiguse olemust, et siis kas mõistate paremini. Nii et on siis need haigused, mis siis põhjustavad dementsust, on siis erinevad, et ühed on sellised progresseeruvad, degenereeruvad ajuhaigused, mida tegelikult veel ikkagi laiem meditsiin ja teadus ei tea, miks nad ja kus nad täpselt tulevad. Aga jah, et on Alzheimeri tõbi, skleroos multiplex näiteks, Parkinson, levikehakesed, need on sellised degenereeruvad, aga on ka siis nagu püsivad ajukahjustuse järgsed seisundid, näiteks ajutraumad, infektsioonid, südame-veresoonkonna haigused, need on ka kroonilised haigused, mis inimestel on pikka aega ja lõpuks, kui nad on väga kaua olnud, näiteks südamehaigus või diabeet, siis see võib ka lõpuks nagu välja kujundada dementsuse. Miks on arsti juurde vaja minna? Sellepärast, et esiteks igal haigusel, näiteks ka siin degenereeruvatel haigustel on oma lähenemine, et näiteks Alzheimeri tõvega inimesel on hoopis teine ravi, kui on näiteks Parkinsoni haigusega inimesel või levikehakestega, et igal haigusel on ikkagi ette nähtud omaette ravi. Ja ka kindlasti väga suur põhjus, miks on vaja arsti juurde minna, on see, et on ravitavad põhjused. Et küll öeldakse, et 10% nendest haigustest, mis dementsust põhjustavad, on ravitavad, et see võib-olla esialgu ei tundu nii suur protsent, aga kui te ikkagi olete selles 10%, siis see on suur asi. Nii et depressioon väga levinud praegu ka tänapäeva ühiskonnas siin on depressioon ja inimestel, kui nad on kaugele arenenud depressioon, siis tal võivad samamoodi tekkida mäluhäired ja passiivsus ja ta võib-olla tal on keskendumisraskus, orienteerumisraskused võivad lausa tulla. Aga see kõik on ikkagi veel ravitav, kui inimene satub arsti juurde ja räägib oma probleemist ja otsitakse see põhjus, et siis seal leiab lahenduse. Kilpnäärmehaigused näiteks on ka sellised, kus inimene võib olla täiesti selline passiivne ja tunda ennast halvasti, mitte midagi tahta ja ta ei mäleta midagi ja ei söö näiteks midagi, et ta võib olla väga sarnane Alzheimeri haigusele alguses. Aga siis, kui jällegi tehakse uuringud, saadakse aru, milles viga on ja inimene saab ravi, siis ta taastub täielikult. Nii et muidugi sellised alkoholidementsused, seal on ka samamoodi võimalik, et pikaaegne alkoholi tarbimine võib viia ka dementsuseni ja mõningatel juhul oleneb, mis hetkel sellele piir pannakse, võib olla sealt taastumine, aga kui see on väga pikaajaline, siis võib ka olla nii, et inimesed ei taastu. Et hea loomuliselt, et näiteks Ülla Linnamägi, Tartu neuroloog ütleski, et kui inimene on mäluhäirega näiteks, siis see on inimõigus tal minna arsti juurde saada uuringut. Et samamoodi, kui meil on näiteks
probleem või vererõhk on näiteks 200 üle 200, siis meil on õigus saada ravi ja arsti juurde pöörduda. Samamoodi, kui meil näiteks on mäluhäired, siis on vajalik arsti juurde minna uurida, mis on selle põhjuse taga. Isegi siis, kui sa oled vana, ka 90-aastane, ka siis on õigus sul minna. Et muidugi siin on küsimus selles, et kui on mingid muud probleemid ja seda peab arstiga siis arutama, aga näiteks neuroloog Ülla Linnamägi ütles ükskord ühel konverentsil just, et ta sai 1,5 aasta jooksul sai 2 90-aastasele prouale healoomulise ajukasvaja diagnoosi. Et siin oligi see küsimus, et miks need mäluhäired tekkisid, et tegelikult oli küsimus ajukasvajas, et tal ei olnud tegelikult Alzheimer, mida siis alguses kahtlustati. No siin muidugi tuleb see küsimus, et kas me siis hakkame seda nüüd tal seal, kas arstid hakkavad seda otseselt opereerima, aga igatahes see annab meile selgituse, miks võib-olla siis ikkagi mäluhäired on tekkinud. Ja ma tahtsin ise panna juba edasi slaide, tahab kogu aeg siin ajutama. Ja, et siis dementsus on selline krooniline progresseeruv sümptom ja järk-järguline langus, eriti siis, kui on degenereeruvad need haigused ja takistab siis inimesel igapäeva elutoimingutega hakkama saamist. Järgmine slaid. Siin on natuke pilte, et siis need ka on huvitavamad kindlasti kuulata, et mis tegelikult siis näiteks just me võtame praegu siin Alzheimeri haiguse näidiseks, et mis tegelikult siis nagu juhtub, on see, et kui me saame info, eks ole, aju, siis üks aju osa annab teisele info edasi. Näiteks kui meil tuleb info, et näiteks signaal, see tuletõrje häire hakkab helisema, siis tuleb informatsioon aju ja tegelikult see info ja see peab jõudma nendesse ajuosadesse, kus me saame aru, mis hääl see on, me oleme seda meelde jätnud, siis järgmine ajuosa annab edasi liikumisele, reaktsioonile, et me peame tõusma ja minema otsima nüüd seda, mis see põhjustab ja siis kui me oleme aru saanud, et oih, et meil on siin tulekahju, me peame ennast päästma, et meil on tegelikult hästi palju neid ülesandeid, kuhu see info peab kõik jõudma, aga kui me räägime Alzheimerist, siis probleem on selles, et nii-öelda postiljon või see transportrakud, mis annavad infot edasi, need hävinevad. Et see info jääb kuskile toppama ja see transportrakk ei tööta. Et ma olen seda lihtinimese keeli siis öelnudki, et kullerid või postiljonid, neid lihtsalt pole. Ja võib-olla osaliselt osad töötavad, aga siis nad ei jõua kõike infot õigesse kohta õigel ajal viia. Siin on üks selline Hanna-Maria Kariis, kes on Eesti üks noor neuroteadlane, kes Londonis õppis ka uuris Alzheimerit. Siin on nüüd normaalne aju ja siin ongi täpselt siis 2 rakku, kes siis omavahel infot üle annavad ja lamp läheb põlema. Ja alumisel pildil on tegelikult siis näidatud seda, et meie ajus on 100 miljardit neuronit ehk aju seda rakku, kes omavahel kõik tihedasti suhtlevad ja kui nad omavahel suhtlevad, siis neid kontaktpunkte, neid info üleandmise punkte võib olla 100 triljonit. Ja kui ma just enne ütlesingi, et kui meil nagu see normaalse vananemise korral 1% neid ajurakke väheneb, siis nende numbrite juures on nii vähe, et see ei mõjuta meie toimetulekut väga suuresti. Aga Alzheimeri korral neid neuroneid massiliselt hävineb. Nii et aju suudab sellise Alzheimeri haiguse korral toime tulla niimoodi, et ei ole näha välja ühtegi sümptomit. Mis te arvate? Ma küsin kohe ühe küsimuse. Mis te arvate, kui kaua suudab aju toimida nii, et me ei märka, et inimesel veel midagi viga on?
mitu aastat. Kirjutage näiteks chatti. No nii julgelt. Ja pakkuge. Et kui näiteks Alzheimer tuleb peale ja 100 miljardit neuronit on meil, et kui ka võtab aega, et see haigus välja hakkab paistma. Inka vastab 2 aastat, Maana vastab 10–15 aastat. Jah, keskeltläbi. Palun nimi. Keegi räägib muga. Keegi räägib kohe, ma vaatan. Sellist nimi on? Jah. Kevin. Hiie, sa oled tuvastatud. Nii. Hea vastas tõesti praegu võis kõige lähemale ja siis ka siin eelnev oli Maana, et öeldakse siis 5–10 aastat Alzheimer on siis juba peal, kui esimesed sümptomid tulevad näiteks talle endale või lähedastele nähtavaks, et midagi nagu on juhtunud. Nii et selles mõttes see on tõesti hiiliv haigus, et lihtsalt see on sellepärast, et kui meil näiteks üks ajurakk hävineb, siis teised võtavad kõrval nagu nii-öelda ülesanded üle. Et see meeskonnatöö. Aga lähme edasi. Et siin siis ongi järgmine pilt sellest, kuidas siis juhtubki see, et Alzheimeri puhul siis see info edasi ei lähe, sest et kohe selgitan järgmise slaidiga. Et pane järgmine. Et siin on ka üks tore selline Anna-Mari ja Kariisi tehtud selgitused. Ülemisel on siis selgitatud normaalset aju, ma kohe selgitan, et kujutage siis ette, et näiteks, et kui te teete sporti, siis teie kehale tekib higi ja see on keha jääkaine ja higi te tahate sellest lahti saada, siis te lähete duši alla ja pesete ennast puhtaks. Aga kui te nüüd mõtlete terve päeva siin, kuulate loengut ja suhtlete ja siis tekib ajusse jääkaine ja selle jääkaine nimi on amyloid beta. Siin üleval ongi see, et normaalse aju korral siis koristatakse see välja. Ma küsin teie käest, jälle kirjutage palun chatti. Millal läheb meie ajust välja jääkaine? Mitte millal, mitte kaua, vaid millal, mis hetkel me vabaneme jääkainest ajus. Eha Paas vastas hästi. Siis kui magatakse täpselt, et magamise ajal inimesel, see oli ka hästi tore avastus, et tõmbub lausa 30% meie aju kokku, nii et tekivad sellised ajusagarate vahele suuremad vahed, nii et ajukoe vedelik puhastab jääkainest aju ära. Aga nüüd alumisel selle näitel B-variandiga, siis kui on tekkinud Alzheimer, siis juhtub selline lugu, et see amyloid beta kleepub kokku ja teda on väga raske siis välja viia organismist ja ta kuhjub ajusse ja ta just kuhjub siis siin paremal pool ongi näha nende neuronide otstesse ja see amyloid beta ongi siis see süüdlane, kes ei lase infol edasi ühelt rakult teisele viia. Nii et järgmine slaid. Ja teine probleem veel, mis ajus on tauvalk. Tauvalk on siis see, mis siin ülemisel on ka hästi näha, et mööda raku pinda tekib nagu raudteerööpad ja seda mööda info siis liigub, et tekivad sellised pikad info liikumise rajad neuronite vahel. Aga nüüd, kui meil on see Alzheimer, siis jälle siin alumise B näitega siis need raudteerööpad nii-öelda, see tauvalk on jällegi üles võetud, visatud hunnikusse ja nad moodustavad samamoodi siis sellised tutid ja rakk ei saa infot edasi anda. Järgmine slaid.
Ja siin selle pildi peal siin on siis näha, kus siis rohelised tutid ja tauvalgututid on see vasaku pool selle vaese neuroni ülespoond, nii et tal ei ole midagi muud üle kui ära surra. Ja nüüd ülejäänud siis ongi sellest, kuidas siis aju on elu jooksul endale nii-öelda kognitiivset reservi siis kogunud, kui palju inimene on liikunud, kui hästi tema tervis, sama hästi kui on organid, sama hästi on ka ju aju meie organ, et kui elastne ja kui paindlik tema on. Nii et see nüüd ongi ka sellest, et kus kohas siis selles ajupiirkondad erinevad tegevused on erinevad ajupiirkondade juhtida, et siis sealt võibki siis hakata kas siis mäluhäire või liikumisprobleemid või hoopis hakkavad käitumishäired. See on siis erinev igal inimesel, kust tal hakkab see haigus pihta. Järgmine slaid. Ja siin on ka siis veel hästi näha, et isegi kui inimene võib füüsiliselt paista välja täitsa terve, ta võib veel liikuda, aga siin on näiteks normaalse aju korral on näha, et seda aju on veel hästi palju nagu seda halli massi täis ja kui läbi lõigata see visuaalselt see pilt on näha, et siin ei ole tühimikke väga palju, siis Alzheimeri haige aju siin AD näidise peal on nagu kokku kuivanud ja neid tühimikke on väga palju. Järgmine slaid. Ja siin ongi näha, et just language on siis kõne ja memory ja mälu, et need piirkonnad on siis saanud Alzheimeri haigel väga palju kannatada. Nii et need pildid teinekord siis loovad selle nägemuse arusaamise, et me ei saa oodata inimeselt nii palju kui tavainimeselt, sest et tal ei ole enam seda võimekust. Järgmine slaid. Tavaliselt dementsusega inimestel on siis kõige keerulisem vastata faktilistele küsimustele ja lühimälu neil on kadunud. Et siis see tähendab seda, et mis aasta praegu on, mis aasta aeg või mis kuupäev on, siis need on nendele kõige keerulisemad vastused. Nii et tavaliselt ei ole mõtet dementsusega inimese, kui te suhtlete, hakata teda küsitlema, et kui vana te olete, mis päev teil täna on, et teie olete, eks ole, vabatahtlikud, kes lähevad jutustama, te ei ole arstid ega mingid testijad, et siis ma nagu ei soovita küsida selliseid küsimusi, et pigem teada siis seda, et dementsusega inimestel on see kaugmälu tugevam, et siis kui küsida, et mis aastal te sündinud olete, siis seda ta võib-olla, et mäletab. Aga pigem nagu rohkem on targem küsida neid asju, et mis teile meeldib või mis teile ei meeldi ja selliseid, mis ei ole nagu faktiliselt, mis eeldavad numbreid, kuupäevi ja kõiki nagu selliseid lühimälu asju. Järgmine slaid. Siin on ka siis üks kellatest, mida muidu tegelikult siis teevad neuropsühholoogid, aga lihtsalt see iseloomustab ja selle kellaga on hea nagu selgitada dementsusega inimese arusaamasid, et ta mäletab, ta võib-olla mäletab mingisuguseid osasid, ta mäletab nagu fragmente tegevusest, asjadest, aga ta ei oska enam neid kokku panna, näiteks mitut asja kokku, näiteks riided. See kella koha pealt on see, et siin on ka fragmendid on nagu ülesanne tegelikult testis on see, et pane numbrid, siis pane kell näitama kella 3. Aga siin inimene tõenäoliselt on jätnud ainult meelde selle esimese ülesande, et pane numbrid, aga seda, kuidas need numbrid käivad, seda enam ei mäleta. Ja see teine ülesanne, mis tähendas, et pane kell 3, see on juba ammu ära unustatud. Nii et näiteks seda sama asja siis saab näiteks riietumise peale üle kanda, et kui sa ütled talle, et pane riidesse, et ütled, pane veel pidulikult riidesse, siis
jäid meelde, et pane riidesse, aga kuidas see riidesse käimine on, seda ma enam ei mäleta, pane näiteks dressipluusi jalga ja see järgmine ülesanne, pane pidulikud riidesse, see läks üldse meelest ära. Et ühesõnaga, mis see moraal on siis selline, et dementsusega inimestele ei tasu anda mitut käsklust korraga, ainult üks käsklus korraga. Sellest ma räägin natuke ka hiljem. Järgmine slaid. Nüüd te võib-olla küsite, siin oli tegelikult üks küsimus teie poolt, mida ma lugesin. Üldiselt ma panin siia nendesse slaididesse, enamuste küsimused on seal olemas ja ennetuse küsimus oli ka. Et küsimus on sellised, kuidas siis seda nagu ise, kui teie nagu mõtlete enda peale, oma lähedaste peale näiteks, et kuidas ennetada dementsust. Et siis praegult muud ei oska öelda, kui et ikkagi tervislik eluviis. Väga palju sõltub sellest, kuidas me ise sööme, joome, liigume, sest et need kroonilised haigused, millest ka jutt oli, südame-veresoonkonna haigused, diabeet, kõik sellised, need tulevad tavaliselt väga paljudel inimestel ikkagi elustiilist. Nii et tuleks siis südame eest hoolt kanda, liikuda, toituda, suhelda, vähendada stressi ja muidugi siis väga, mis on siis igas etapis soovituslik on siis tegutseda loovate tegevustega. Mõni inimene küsib, et aga ma teen ristsõnu, et kas ma siis olen juba piisavalt ennetanud Alzheimerit. Et siis selle kohta on, et see on väga hea, kui te teete ristsõnu, aga nüüd peale ristsõnade tegemist, kus te olete tegelikult olnud staatiliselt ja teie aju osad on ainult üksikult, nad ei ole nagu tervenisti ristsõnade tegemise ajal omavahel ühenduses, oleks siis hea hoopis tõusta siis sealt ristsõnade tegemise juurest ja nüüd minna näiteks koeraga jalutama või tantsida või laulda, et need loovad tegevused, näiteks aiandus, loomadega tegelemine, tantsimine, laulmine, kunst, meestel või naistel ehitus, remont, reisimine, et need on just need tegevused, nagu te enne nägite seda slaidi, kus 100 triljonit kontakti oli, et siis nende tegevuste ajal inimene liigub, õpib, jätab meelde, suhtleb, saab head emotsiooni, võib tekkida seal loomade või tantsimise või laulmisega ka armastuse hormooni, mis on hästi oluline ka ajule. Nii et siis, kui meil on sellised loovad tegevused, siis meil on korraga aju hästi, kõik ajuosad on aktiivsed ja kontaktis omavahel need neuronid. Siin on siis väga hea pilt sellest, kuidas inimene võib ise siis tajuda peeglist, kas siis mitte ennast ära tunda või siis näha hoopis ennast nooremana. Et ma olen näinud erinevalt. Meil oli, kui ma haiglas töötasin, siis meil oli selline suurem peegel liftis, et siis kui inimesed läksime dementsusega inimestega koos lifti, siis kõik nad teretasid neid vastas olevaid inimesi ja nad nagu nägid, et liftis on väga palju rahvast. Et nad ei tajunud, et me oleme need samad inimesed, kes sealt paistavad. Aga mõni inimene küll ütles et ma olen vanaks jäänud või midagi sellist, et tajus, et see on tema. Et see on nagu oleneb nüüd sellest, et millisel tasemel dementsus on siis juba on. Järgmine slaid. Väga palju siin ei hakka nendest spetsiifiliselt minema, lihtsalt kui teie, kes te olete vabatahtlikud, lähete ikkagi asutustesse ja te võite seal näha igasuguseid erinevaid inimesi, siis ei tasu neid karta või nendest niimoodi ehmatada ja nendest nagu eemale hoida. Et mõned inimesed oma haiguse, dementsuse, sügava dementsuse tõttu võivad olla väga passiivsed,
aga võivad olla ka hoopis vastupidi hästi nagu, ma ei tahaks sõna agressiivne kasutada, nad võivad olla sellised ärevad, siis löömine ja võib-olla selline hooldustõrjuv käitumine võib-olla rohkem on, ma ei usu, et neid ei esine tavaliselt vabatahtlikutega, neid pigem esineb siis, kui hooldajad lähevad nendega pesema või midagi, et siis nad tavaliselt võivad äkki muutuda selliseks, sest nad ei saa aru, mis nendelt tahetakse. Aga nad võivad nüüd vabatahtlikute osas võib-olla seda küll, et näiteks, kui te lähete kellestki mööda, siis ta järsku võib teie käest kinni haarata niimoodi hästi tugevalt ja ei lase lahti. Et siis see on tavaliselt küll, et kui nad on näiteks saali toodud või ta ei oska teile verbaalselt teiega rääkida, siis ta võib-olla haarab teist kinni, siis teinekord nimetatakse seda haaret lausa nagu surmahaaret, on nii kõvasti, et sa ei saa ta näppe, et siis soovitan, kui on niimoodi kinni haaranud, et siis soovitan pealt kätt silitada, siis see tugev haare lihtsalt läheb lahti niimoodi. Et nad tahavad tegelikult võib-olla midagi öelda, mingi mure on neil, aga lihtsalt nad siis nagu haaravad kinni teinekord inimestest, et seal tuleb teinekord ettevaatlik olla, nagu kui nendest mööda minna. Aga jah, et need on nüüd ikkagi juba sellised sügava dementsusega inimese käitumised, et vahel võib olla ka nii, et mõni inimene ei oska enam rääkida ja millegipärast ongi see väga huvitav, et ropud sõnad jäävad nendeks viimasteks sõnadeks, mida inimene kasutab. Et inimene, näiteks teie tulete, tahate juttu rääkida ja siis järsku keegi ütleb teile väga ropusti, et siis võite uurida, et kas inimene üldse mingit muud juttu räägib ja siis võib hooldaja või keegi, kes teab temast rohkem öelda, et ei, ta ühtegi muud sõna üldse ei ütlegi. Et siis tegelikult võib-olla inimene tahab öelda, et oi, et jah. Sa hangusid korraks. Okei. Kas ma nüüd olen korras? Jah. Okei. Et jah, et ühesõnaga, kui keegi ütleb halvasti või ropusti üksikuid sõnu, siis võib viidata sellele, et ta tegelikult ühtegi muud sõna rohkem ei oskagi öelda ja tema ropud sõnad tegelikult ei tähenda seda, mida ta ütleb, vaid lihtsalt ta ongi sellesse sõnasse kinni jäänud ja meie asi on ikkagi nagu vaadata sellest ropust sõnast mööda, et ta on haige inimene, kes ei saagi lihtsalt muud öelda. Et need on nagu olulised teadmised, et kui juhtub selliseid asju teile ette, et seda kindlasti väga palju juhtub, kui te lähete dementsusega inimeste osakonda. Ja mõnikord inimesed muutuvad ärevaks, rahutuks ja ka võib-olla mõnikord kurjaks ja agressiivseks, sellepärast, et neil on midagi viga ja nad ei oska öelda näiteks, et neil on halb olla, neil on valu, neil on näiteks janu või nälg. Siis palavik, et teinekord võibki olla, et te nagu näete, et nägu on grimassis või ta ei saa liikuda või kuskilt on valu, et ta ei ütle mitte, üldiselt dementsusega inimesed ei ütle, et neil on nagu midagi viga, et siis nad hakkavad muutuvad rahutuks. Ja siis lähme järgmise juurde. Võt need on ka nüüd psüühika ja hallutsinatsioonid, näiteks meelepetted, et need on ka siis sellised, millega tihtilugu inimesed kokku puutuvad, kes suhtlevad dementsusega inimestega, siis nad räägivad teile oma nägemustest võib-olla, et täna käisid siin mul inimesed varastasid ära või tuli, mõni näeb selliseid kinnisideid, luulumõtted, et ma ei saa siit uksest välja tulla, sest et kohe tullakse, varastatakse minu asjad ära. Või siis näevad meelepetteid, mõnikord näevad näiteks just levikehakestega dementsusega inimesed näevad väga palju selliseid kasse
koeri, lapsi enda ümber, seda tegelikult ei ole. Ja kui ta räägib sellest, et tal on lapsed ümber või kasse, siin on kui palju kasse, kis, et siis ei ole mõtet meil, kes me temaga suhtleme, öelda, et neid ei ole. Et see on tema reaalsus, siis meie, kes me lähme ikkagi dementsusega inimesega nagu suhtlema, siis meie peamegi vaatama, et millises reaalsuses tema tegelikult elab. Et see on tema reaalsus, nii et siis ärge ehmatage, kui midagi sellist võib tulla. Ja muidugi meeleoluhäirete koha pealt võib olla ka niimoodi, et näiteks te hommikul lähete neile külla ja inimesel on parasjagu paha tuju. Et siis ei tasu nagu muretseda võib-olla liiga, et siis tuleb muidugi jätta ta rahule ja minna näiteks poole tunni pärast. Nii et see tuju võib väga ruttu muutuda, nii et juba poole tunni pärast lähete uuesti, võib-olla küsid, kas teil on nüüd parem tuju ja siis on juba parem tuju. Et mõnikord on need lähedased näiteks öelnud, et nad lähevad oma vanematele või dementsusega vanemale külla ja ta näeb esimesel pilgul, et ta on mingisugune röövel, kes tahab midagi halba, siis ei ole mõtet öelda, et ma ei ole röövel, et ma olen su tütar, vaid tuleb minna tegelikult ruttu nagu uksest välja, anda 10 minutit rahunemiseks ja tulla uuesti ja siis ütleb, et oih, näe, ometigi tulid sina, mul just käis üks röövel siin külas, et lihtsalt see aju on teinekord niimoodi, et ta käib klõpsuga ja kas hallutsinatsioonid tulevad või lähevad ära niimoodi ja ka meeleolu võib muutuda täitsa nipsust. Järgmine slaid. Nüüd ma küsin, kas teil on äkki mõni küsimus vahepeal tekkinud? Ma ei ole seda chatti. Te pole ka vist kirjutanud, et kui teil on mõni küsimus, siis kirjutage siia chatti, ma vahepeal siis ka vaatan nagu neid küsimusi. Et kui me just räägime nendest erinevatest käitumishäiretest ja mäluhäiretest ja kui mõnel inimesel võib olla käitumishäire, mäluhäire, arusaamishäired, kus ta on ja üksindus, siis igatsus kodu järgi, siis ongi nii, et nad istuvad seal tegelikult väga tihti sellises üksinduses ja tegevusetuses, et väga suur rõõm on tegelikult, kui nende juurde lähevad inimesed, kes tahavad, on huvitatud nendest, pakuvad neile seltsi, jutustavad nendega, teevad, ma ei tea, ükskõik mis asju, vaatavad pildiraamatut või kuulavad muusikat või tantsivad, ükskõik mis, et see on nagu tegelikult nende vajadus, põhivajadus olla seltskonnas, suhelda ja olla kaasatud. Järgmine slaid. Et tihtilugu ja siis, kui inimesed on nagu sellised käitumishäiretega, siis neid jäetakse kergemalt nagu kõrvale. See on nagu väga kahju. Siin on üks siis selline tasemed, et siin on nagu, see selgitab nagu selle koha pealt ka, et kui inimene sünnib, siis ta hakkab roomama, hakkab käputama, teisel tasemel juba hakkab kõndima, asju muidugi juba enne suhu panema, siis hakkab rääkima. 4. tasemel on tal juba lastega tavaliselt juba grupimängud ja tase 5, tase 6 on juba selline, kes teismeline, kes juba suudab iseenda eest hästi hakkama saada, tal on välja kujunenud just mõtlemise koha pealt selline abstraktne mõtlemine ka, sümboolne abstraktne mõtlemine, mitte et ta nüüd täitsa iseseisev on, aga ta saab aru. Aga kui meil on
tegemist ajuhaigusega, siis inimene hakkab siit trepist alla minema, vastupidi just. Ma ei taha neid kindlasti võrrelda lastega, et me ei võrdlegi neid lastega, vaid lihtsalt see kognitiivne võimekus on see, mis on ikkagi inimesel, oled sa laps või oled sa täiskasvanud ikkagi teatud omadustega. Nii et kui inimene on tase 5, siis seda saab siis ka kergeks dementsuseks nimetada ja tavaliselt on nad ikkagi veel kodus, saavad oma kodus elamisega hästi hakkama, aga neil on raske käia tööl, neil on raske võib-olla näiteks just selliseid asjaajamisi teha nagu arvete maksmised ja nad võivad nagu eksida või ära unustada näiteks ka oma ravimid, mis neil on just hiljuti välja kirjutatud, et need on nagu keerulised. Aga inimene võib tasemel 5 teadvustada näiteks seda, et tal on mäluhäire ja siis ta ka võib-olla kirjutab endale rohkem asju üles, aga nad on kindlasti rohkem, kui nad ennem võib-olla olid rohkem sotsiaalsed, käisid rohkem sünnipäevadel, siis nad keskenduvad rohkem nüüd oma igapäeva asjade tegemisele, sest et see võtab nagu hästi palju aega. Üks 5. tasemel dementsusega inimene või algava dementsusega inimene siis ütles mulle selliselt, et mul on mäluhäired, ma tean seda, aga ma ei taha minna päevakeskusesse, sest see võtab mul väga palju aega, kuna ma kodust ära minnes 5 korda pean kontrollima oma käekoti sisu, kas seal on telefon, rahakott, võtmed, enne kui ma uksest välja lähen ja siis ma kontrollin, kas ma panin pliidi välja. Kui ma jõuan uksest välja, siis ma pean tagasi minema, sest ma unustasin ära, kas ma panin ikka pliidi välja. Et kujutate siis ette, kui raske võib olla inimesel, kes kogu aeg unustab ära. Ja siis ta läheb päevakeskusesse ja ütles, et seal ma saan süüa, seal ma saan isegi toidu kaasa, aga siis ma lähen päevakeskusesse sellesse gruppi, kus kõik eakad on ja grupijuht küsib meie käest, tere kõigile, meenutage oma eelmist nädalat. Ja siis see proua ütleb, et see lause, see küsimus väga-väga häirib teda, sellepärast, et ma ei mäleta ju, mis ma just tegin. Mis te arvate? Ma küsin nüüd teie käest, mida peaks küsima? Hoopis, mis oleks õige küsimus, kui tuleb kokku grupp mäluhäirega inimesi, kes ei mäleta 5 minutitki, mis nad tagasi tegid. Mis me peaksime küsima? Kirjutage chatti. Või on mõni julge, kes ütleb kohe? Jah. Väga hästi. Kuidas te ennast tunnete? Seda lauset ma mõtlesingi, et praegusele hetkele ma oskan hinnangut anda. Jah, et tere, kuidas läinud on, see on jälle selline ikkagi, mis on nagu, peaks nagu mäletama möödunud, aga ma ei mäleta. Nii et kuidas te ennast praegu tunnete, kuidas meeleolu praegu on, et need on need hetke olukorrale siin ja praegu ma oskan hinnangut anda. Et siis see oleks nagu õigem. Et siinkohal ma tahangi siis öelda, et dementsusega inimestel on siis kadunud just see lühimälu ja tegelikult ka nagu selline pikalt tulevikku nad ei vaata, et nad ongi väga-väga palju lihtsalt siin ja praeguses hetkes, sest see on, iga hetk on päris selline väljakutset pakkuv, et siis 4. tasemel on need inimesed sellised, kes korrutavad kogu aeg tavaliselt ühte sama lauset, ühte sama juttu näiteks tuleb ja paljud võib-olla on ka kogenud oma peres mäluhäirega inimesed, kes kogu aeg räägib, näiteks helistad vanaemale, kes on mäluhäirega, siis iga kord räägib ühte sama juttu,
et ka asutuses näiteks selline inimene võib iga natukese aja tagant 4. tasemel tulla küsida, et mida süüa saab, et siin, kas siin majas üldse süüa saab, et need on sellised juba sellised sundtegevused, samas on siis ka paranoiad võivad olla, asjade kogumine ja mõni inimene siis läheb väga süüdistavaks just oma lähedaste suhtes, sest et ta tegelikult ise on oma asjad ära peitnud, aga ta ei leia neid ja siis lähedased on tavaliselt süüdi. Nii et võivad ka minna siis poodi hommikul osta kohvi ja õli, paari tunni pärast jälle minna poodi kohvi ja õli ostma ja õhtuks on ka kohvi ja õli täis, aga siis tasemel 4 võib olla ka juba eksimise ja kadumise oht, nii et siin jah, juba on väga väljendunud inimestel siis see, et nad lähedased kindlasti juba märkavad, et midagi on nüüd juhtunud ja haigus on majas ja tavaliselt siin juba otsitakse siis abi. Hooldekodudesse satutakse siis 3. tasemel, kus siis inimene on väga 24/7 järelevalve vajadusega. Siinkohal ma ütlen selle 4. taseme kohta veel, et nendele inimestele siis tavaliselt lähedased siis hakkavadki otsima just tasemel 4 neid abilisi järelevalvet, kes kodus natukenegi saaks nendega tegeleda, kes käiks külas, käiks nendega ohutult jalutamas, et väga paljud tasemel 4 siis otsitakse näiteks vabatahtlikuid seltsilisi või otsitakse koduteenuseid, et mis pakuks just seda turvalisust, mitte isegi mingit hooldust, vaid just seda järelevalvet. Ja paljud siis ka tasemel 4 jõuavad päevahoiuteenustele, et see on nagu selline, et hommikul lähed teenusele, õhtul tullakse järgi, et inimene saab siis terve päeva seal midagi teha ja ka 3. tasemel inimesed käivad siis päevahoiuteenusel. Aga kui see nüüd on nii, et inimene näiteks elab üksinda ja tal ei ole sellest enam kasu, et teda päeval ainult jälgitakse, teda on ka öösel vaja jälgida, et siis ta juba kodus elada väga ei saa. Aga siin ongi see küsimus, et kes siis ja kus võtab siis dementsusega inimesi teenusele, sest et keskkond on juba vajalik, väga turvaline. Teine ja esimene tase on siis selline väga sügav dementsus, raske dementsus. Nii et siin on tavaliselt ka inimesed tihtilugu juba kas voodihaiged või on nendega tavaliselt teisel tasemel juhtub, kui nad on sinnamaani juba vastu veel vedanud, seda on veel tugevalt, siis nendega tavaliselt võivad juhtuda igasugused õnnetused, kui neid piisavalt hästi neid ei hoita. Lihtsalt neil on tasakaaluga juba siin tugevad probleemid ja nad on väga haprad ja väga õrnad. Nii et hooldekodudes kindlasti kohtate ka selliseid olukordi, näiteks, et kus teise taseme inimene kõnnib, ta ei suhtle enam verbaalselt, ta võib-olla võtab kellestki käest kinni, tahab kellegi juures olla, tema suhtleb rohkem kehakeeles ja siis, kui 4. tasemega inimene, tema on väga kriitiline, tema tuleb hooldekodusse ja ütleb, et kõik on siin sellised rumalad, mina olen ikka proviisor ja mina olen ikka tähtis olnud ja tema oskab veel teistele hinnanguid anda. Ja siis, kui tal nüüd see teise tasemega inimene võib tulla siia tema söögilaua juurde, siis sina siia istu näiteks ja nad teinekord isegi tõukavad neid, nii et nad on mõnikord üksteise suhtes väga kriitilised. Jah, sest et paljud on kõnetud, on siin Tea kirjutab, et jah, et alates 3. tasemest hakkab kõne valdavalt väga ära kaduma ja need teise taseme inimesed, need ongi need üksikute sõnadega, keda ma enne ka mainisin, et võivad jääda sellised üksikud sõnad, võivad ka ropud sõnad jääda, võib-olla mõnel on hoopis mingi muu, mingisugune pudistamine, et täpselt ei saa aru, aga nad on jah, sellised, see suhtlemine läheb siis rohkem sensoorseks, sellest ma räägin ka natukene edaspidi. Lähme siis
oota, mul oli vist üks küsimus. Ja ma just tahtsin öelda, et Urvelt on küsimus, et Keri natuke üles poole. Kuidas sellise kliendiga õigem tegeleda? Tal on nägemus, mingi inimene kogu aeg käib tema korteris ja igas sarnases inimeses näeb ka teda. Igas kolmandas lauses on sees selle halva inimese nimi. Arstile teda ei saa vahetult enne, aga ütleb aja ära. Tal on arsti teadmised ja ravimid ta niisama ei võta, pigem tarvitab toidulisandeid, vitamine, hooldekodusse ta nõus ei ole minema. Et see on muidugi selline personaalne nõustamine juba, mida peaks siis selle inimesega juba eraldi tegema. Et kui tal on see lähenemine on, et kui inimene näeb kasse ja lapsi ja selliseid helgeid asju, siis tavaliselt ravimitega ei sekkuta. Aga kui need nägemused on ja hallutsinatsioonid, paranoiad on päevast päeva, mitu korda päevas, ainult negatiivsed, kogu aeg keegi tuleb, varastab, tahetakse isegi tappa, kõik sellised halvad, ta ainult keerleb selle halva ümber, siis tegelikult tuleb ikkagi arsti poole pöörduda ja tavaliselt selliseid ravimeid kirjutab psühhiaater välja. Et psühhiaatriga peab konsulteerima siin, sest et see juba see kogu aeg kerib edasi. Nii et siin see käitumishäire ja need hallutsinatsioonid võivad aina tugevamaks minna. Nii et lõpuks ta on ise vaevas. Et loomulikult lähedased on keerulises olukorras, aga ta ise ka väga vaevas. Et siiski sellistele sümptomitele on ravimid olemas, aga seda siis kirjutab välja arst, kas siis ka perearst võib olla väga pädev ja kui ta ei oska, siis ta saab ka perearst saab konsulteerida psühhiaatriga, et siis perearstiga rääkida või siis ka psühhiaatriga. Ja psühhiaatrile ei ole vaja siis saata kirja. Et tänapäeval on ka päris hästi need, kui need erameditsiini psühhiaatrid on ka nagu päris hästi kättesaadavad juba. Palun. Jah, et siin ongi siis nende tasemed kirjeldused hästi lühidalt, aga ma saadan ja Heha juba jagab ka pärast teiega neid slaide, nii et ma lähen siit edasi. Nii, et nüüd ma küsin jälle teie käest. No ma tänan. No nii, kellel nüüd meil mikrofon jälle sees on? No ma ei tea, kui sa kuulad seda meie koosolekut, see on nii depressiivne, et ma ei tea, kuhu me minema lähme. Vabandust, ma nii kiiresti ei suuda sellega orienteeruda, aga nüüd me saime teada, et kellelgi on koosolek. Et mis on teie arvamus, mida dementsusega inimene vajab? Aha, järelevalvet vajab, väga hea. Mis ta veel vajab? Kaaslast. Ja see on ka hea vastus. Kaaslast vajab ka. Et turvalisust, väga hea. Nii tore. Tähelepanu, mõistmist. Super. Et jah, et täna ma praegult hästi palju rääkisin nagu sellistest sümptomaatikatest, missugused probleemid võivad olla dementsusega inimestel, aga see ei tähenda seda, et nendel ei oleks just neid vajadusi. Tegelikult neil ongi lihtsalt vajadus, et oleksid nende ümber inimesed, kes teavad, et need igal ühel võib olla erinev käitumishäire või mingi probleem, mingi dementsuse sümptom, mis võib olla häiriv, aga et kui me oleme teadlikud nende inimeste ümber, et siis me saame ka mõista neid ja ka tähele panna. Vaata, kui inimene ei mõista haigust ja ei mõista seda dementsust, siis ta ainult jälgibki seda häiret. Näiteks, et mõni lähedane näiteks ei mõista oma mäluhäirega lähedast, siis ta ainult panebki tähele kogu aeg seda mäluhäiret
jälle ta ei mäleta, jälle ta ei mäleta mu nime, jälle ta ei tunne ära, kes ma olen, jälle ta ei tee niimoodi, jälle, ühesõnaga, siis ta ainult paneb tähele seda häirivat käitumist. Aga kui me oleme teadlikud sellest, et inimesel on mäluhäire, et see on tingitud mingist haigusest, siis me suudame ka panna tähele nagu tema ressursse, kes ta on, mida ta veel oskab teha. Nii et kui me näiteks kuuleme mõnda dementsusega inimest, kes ütleb ühte sõna ja võib-olla see ei olegi meeldiva, siis me tegelikult mõtleme, issa, kuidas ta nüüd ütleb, issa, mis ta nüüd ütles mulle niimoodi või tulen siia hooldekodusse ja tema ütleb mulle nii halvasti. Mis ma siia üldse enam tulen, eks ole? Aga kui ma tean, et see on haigusest, siis ma ei võta seda südamesse, ei pahanda temaga, vaid hoopis proovin temaga suhelda näiteks läbi käesilituse või vaatan, kuidas ta muusikale reageerib või mis ta, näiteks kui me kuulame head muusikat, mismoodi tema reageerib sellele. Et selles mõttes see ongi selle töö sisu, et kui me teame natuke nendest sümptomaatikatest, siis me suudame ka nendega leida erinevaid suhtlemisviise ja tõesti siin on väga hästi siis öeldud kõik need asjad veel ära, et vajavad järelevalvet, kaaslast, seltskonda, rutiini, turvalisust. Rutiin loobki tihtilugu turvalisuse, ühed ja samad inimesed, ühed ja samad tegevused, üks ja sama keskkond, et siis ka nad suudavad meelde jätta, et kui asjad korduvad, siis päris nii ei ole, et dementsusega inimene mitte midagi meelde jätta, et talle siiski ajapikku jäävad inimesed meelde, vähemalt võib-olla ei jää teie nimi meelde või kui vana te olete, aga te jääte talle meelde hea inimesena, et olete hea, näiteks see jääb talle meelde. Nii et siin on hea koht, siin on head inimesed, need on usaldusväärsed, see jääb meelde. Paneme edasi, järgmisel slaid. Jah, et siin ongi toodud siis pilt ka sellisest, et toetab ümbritsev keskkond, nii sotsiaalne kui füüsiline, just see oskuslik suhtlemine ja selliseid õigeid teenuseid on neil vaja ja et need teenused siis oleksid kodused ja turvalised. Järgmine. Loomulikult siis selline perekeskne lähenemine ka, et tihtilugu ongi, mina ise töötasin haiglas ja alati, kui oli võimalus näiteks, siis me nagu kaasasime tegevustesse lähedasi. Näiteks, et kui mõnel inimesel on keegi külas, siis loomulikult võib-olla neil on endal väga palju juttu seal, et ei taha tulla tegevusse või laiemasse seltskonda, aga kui näiteks on seal midagi sellist vahvat muusikat või tantsimist, siis alati võib ka neid lähedasi koos kutsuda, nii et koos mingisse ühistegevustesse või meie käisime ka mõnikord ekskursioonidel, kutsusime ka kaasa või ühesõnaga kontserditele ja üldse sellistele, et see lähedane teinekord on ju ka, et ta käib 10 aastat võib-olla oma lähedast seal hooldekodus näiteks vaatamas ja ega ei ole enam väga palju pikalt nagu rääkida, et teinekord on väga tore, kui on veel keegi lisaks ja toetab seda suhtlemist. Ootus omaste külaskäikudeks kahjuks jääbki ootuseks. Mina ütleks niimoodi, et alati see külaskäik ei pruugi olla mitte sellepärast, et ma nüüd ei taha tulla. Seal on palju asju, et võib-olla, et ei ole võimalik tulla. Lähedased on kuskil kaugel, tänapäeval on ka kütus kallis, on koroonapiirangud. Võib-olla on see probleem, et kui on dementsus, ei osata suhelda. See on hea tähelepanek tegelikult, mis te praegu mulle siia chati kirjutasite, et väga paljud on küsinud, kas on mõtet tulla mul oma lähedase juurde asutusse, kui ta mind ei mäleta. Siinkohal ma tahangi öelda, kuidas te seda redelit nägite.
et faktid, ma tahangi seda, ma juba mitu korda tegelikult olen ka öelnud, et faktid lähevad meelest ära, et millal te käisite, mis päev oli, aga see tunne jääb. Et ma arvan, et Tiina räägib ka sellest pärast dementsuse sõprade infotunnis, et ma ei hakka seda siin nii pikalt praegu ära rääkima, et oluline on see teadmine, et dementsusega inimestega töö on tunnetel põhinev töö, et tunded jäävad. Et see tunne, et mul oli just üks kord oli selline situatsioon, kus abikaasa tuli meesterahvas tuli oma naist hooldekodusse vaatama. Naise tase oli teisel tasemel, meiega oli ka hooldajatega, personaliga tihtilugu väga nagu raske oli teda pesta, mähkmeid vahetada, riidesse panna, ta oli hästi hooldustõrjuv. Aga kui abikaasa tuli, siis ta ei vaadanud talle küll silmadega otse, ta vaatas tegelikult nagu tühjusesse, ta ei fokusseerinud enam oma pilku, aga kui abikaasa oma suu avas, ta kõrval seisis, siis ta kuulis, ta tundis ta lõhna, ta tundis ära abikaasa, kellega ta on 50 aastat koos elanud ja ta järgnes talle igale poole, ta nägu oli ainult niimoodi naeratav. Et tähendab, see mõte on siis see, et visuaalselt me ei pruugi asju ära tunda, aga me tunneme ja suhtleme oma kehakeelega samamoodi. Ja et lähedased ei suuda tõesti, nagu Krista ütlebki, nii-öelda muutustega tulla toime, sellepärast, et see inimene on elus, aga ta ei ole enam see endine, seega lähedane tunneb leina ja tal on väga raske see elu ja tavaliselt võib-olla ei tuldagi sellepärast, et see on nii raske näha oma lähedast, kui ta kogu aeg hääbub ja niimoodi midagi teha ei saa. Nii et personal kindlasti ongi see, kes peaks toetama neid lähedasi ja ütlema, et te saate ikka midagi teha, et te saategi tegelikult aidata sellega, kui te lihtsalt olete tema juures ja ta tajub teid ja ta on siis rahulikum. Nii et selles mõttes, jah, see on nagu selline suurem ja laiem teema, seda ma siin praegu selle väikse lühikese tunniga ära ei lahenda. Aga dementsusega inimesed on ise öelnud nii, mu pea ei ole enam endine, kas keegi ütleks, kes ma olen, kus ma pean olema? Kes need inimesed siin mu ümber on, need on kõik võõrad, isegi kodudes öeldakse näiteks oma abikaasale, et kuule, sa peaksid hakkama varsti ära minema. Mu mees tuleb varsti koju ja talle ei meeldi, kui sa siin oled. Et lihtsalt ta lihtsalt ei tunne ära, et mees on vanemaks jäänud, ta mäletab teda noorena. Ja hooldekodudes lihtsalt öeldakse ka tihti, et ma ei jää siia mitte mingil tingimusel magama ja ma pean koju minema, mu lapsed on ukse taga, võtmed on minu käes, kas sa saaksid mind ära viia siit? See on põhiline. Nii et ma usun, et teie ka satute teinekord võib-olla selliste dementsusega inimestega, kes hakkavad teid paluma küüti, siis ja oma lastest võib-olla või räägitakse ka halvasti ja minu lapsed vihkavad mind, nad tahtsid minust lahti saada, nad tõid mind siia, et siis nendel puhkudel võib alati öelda nende strateegiliste lausetega, et teie lapsed kindlasti väga armastavad teid, sellised strateegilised laused, et te just tunnustate neid nagu, et kindlasti tahtsid ikka teile kõige paremat ja siis nad te ei peagi rohkem midagi seal ütlema, aga kui räägitakse sellest, et vii mind koju, ma tahan koju, siis pigem mitte nagu öelda, et ma ei saa sind viia, vaid öeldagi, et oi, et räägi mulle siis oma kodust ja siis ta läheb, hakkab, et näiteks sinna viia see jutt näiteks emadepäeva peale või et kui ta tahab laste juurde minna, tunnustada teda, et see tunnustamine on hästi oluline, et olete hea ema aga rääkige mulle oma emast ja vaat siis läheb see jutt talle päris ruttu läheb nagu nii-öelda teisele teemale ja unustab selle kriisi. Ja üks tähelepanek kindlasti veel, mida ma tahan öelda,
kui te ära hakkate minema, näiteks te olete kambaga kuskil või olete üksinda, et mitte kunagi ärge öelge, oi, nii tore oli teiega tuttavaks saada, ma lähen nüüd ära koju. Vaat neid sõnu ärge üldse kasutage. Siis see tähendab seda, et tema tahab ka koju minna. Teine asi on see, et kui te lähete, ütlete, et ma lähen nüüd ära, siis see on selline tunne inimesele, et ta jääb teist ilma. Aga kui te lõpetate vestluse niimoodi, oi, Maiekene, proua Maie, teiega oli nii lõbus rääkida, nii tore oli teiega tutvuda, ma tulen jälle teie juurde. Siis tal on selline tunne, ta saab, et ta ei jää millestki ilma, vaid et alati tuleb keegi tema juurde jälle. Nii et siis sellised laused on nagu oluline siis teada, et strateegiliselt siis öelge, et ma tulen teie juurde jälle, õige pea tulen jälle teie juurde jälle. Siis ta ei jää millestki ilma. Jah, et sellest ma juba ka tegelikult siis rääkisin, et me suhtleme siis verbaalselt ja mitteverbaalselt kehakeeles ja dementsusega inimesel võib siis olla raske ennast sõnaliselt väljendada ja ka kehakeelega teinekord. Aga pane edasi, et ma juba rääkisin. Konfabuleerimine on ka siis selline konfabuleerimiseks nimetatakse siis seda, kui inimene hakkab midagi jutustama ja siis ta paneb sinna segamini kõik tänased sündmused, 20-aastased sündmused. Mõnikord lähedased ütlevad, nad valetavad, aga nad ei valeta, või nad täidavad lünkadega neid sündmuseid, mis on nende elus olnud, aga kui meie võtame ajatelg minevikuga on niimoodi, et praegu võib öelda, et sõjaaeg, koroonaaeg, enne koroonaaeg, siis oli mingisugune milleeniumi aeg. No, ühesõnaga, et sa tead, mis oli enne aastatuhande vahetust ja enne seda ja siis peale seda, et sul on endal nagu selline ajatelg, aga dementsusega inimesel kaob ära ajatelg ja kõik sündmused, mis on olnud, on nagu ühes suures salatikausis, mis on läbi segatud ja tema võtab sealt lihtsalt neid sündmused ja paneb ritta. Et see ongi konfabuleerimine, et nad täidavad ka teinekord oma lüngad, mis nende mõtetes on, ka võib-olla hoopis selle infoga, mis nad on televiisorist kuulnud. Nii et selline kombinatsioon. Ja suhtlemise koha pealt on siis mõned sellised soovitused, et olemas on siis selline reaalsusele orienteeritud suhtlemine, mida nimetatakse ROTiks ja see on siis kõik igasugused sildid, viidad, kellad, kalendrid, meeldetuletused, et inimene suudaks hakkama saada mäluhäirega, et seda siis tavaliselt kasutatakse just seal algava dementsusega inimeste puhul. Et valideerimine ja mälestustöö sensoorne, sellest ma räägin seda, et pane järgmine slaid, et siin iga koha pealt. Jah, pane edasi, ma juba sellest rääkisin, et siin on mõned pildid siis, kuidas siis, võt see on need, just siin on Haapsalu, Benita ja Koeru vetsuuksel. See on oluline tähelepanek. Mul praegu paremaid uksi ei ole näidata või nad on päris head uksed tegelikult. Need on suured, selged ja siin on ka mõlemad kasutatud. Kõikide uste puhul on kasutatud siis seda, et dementsus võib võtta ära lugemisoskuse. Siis inimene tema ei saa aru enam nendest tähtedest, aga pilt võib teda aidata. Ja näiteks dementsuse sõbralikust keskkonnast veel rääkida, näiteks mujal maailmas, kus mõeldakse näiteks Inglismaal, Jaapanis on väga arenenud dementsusega inimeste kogukonnad ja ka keskkonnad, siis lennujaamades mitte ainult ei panda välisukse peale näiteks silt, et see on vaid ka sisse, sest seal on väga palju ühesuguseid uksi ja inimene võib-olla ei pääse vetsust välja. Need sildid ja viidad on hästi olulised, et inimene suudaks orienteeruda ja aru saada keskkonnast. Ja reaalsusele orienteeritud verbaalne suhtlemine näiteks on ka oskuslikult siis selline, et kui inimese juurde minna,
teie küll võib-olla alati ei lähe teda nagu hommikul riidesse panema, aga kui teie lähete külla, siis te saate ka juba teadlikult öelda, et tere, mina olen Hanna-Stiina, ma tulin jälle külla, sest täna on ju jälle näiteks kolmapäev, et näiteks ma käin iga kolmapäev, et sa ütledki juba ise need nagu ajamääratused ära, et inimest toetada, et kes võib-olla ei mäleta, mis päev on, aga et siis tal ajapikku kinnistubki see näiteks, et ma käin kolmapäeviti või et ahah, kolmapäeval on see, kui Hanna-Stiina näiteks tuleb või noh, midagi sellist. Ja muidugi, kui hooldajad juba seal iga päev toimetavad, et siis ka on hästi tore, kui öeldakse ka, et tere hommikust, Mati, näiteks, et kui ma lähen uksest sisse, sest ja ütlen talle tema nime, kliendi nime, sest et öeldakse siis seda ka, et inimesel kaob ju ära mitte ainult lühimälu, tal kaovad ära ka lähedased ja lõpuks ta läheb ka siis iseenda identiteedi kallal, et ta kaotab ära ka selle, et mis mu enda nimi on, siis meie, kes me tema kõrval oleme, saame toetada seda mälu, et sinu nimi on Mati näiteks. Et jah, see on oluline. Järgmine slaid. Validatsiooniga, pane veel edasi. Validatsiooniga siis on see, kus natuke ma juba enne ka rääkisin sellest, et kui inimene tahab ära minna näiteks oma laste juurde ja koju, et siis me ei hakka temaga vaidlema, et sa oled haiglas või sa oled hooldekodus, sa ei lähe mitte kuhugi, vaid et me ei hakka sellest talle niimoodi selgitama asju, vaid et me tunnustame tema tundeid, et ta tahab koju võib-olla sellepärast, et ta on üksinda, et siis me toetame ja räägime temaga nendest teemadest, mida tema tahab rääkida. Nii et kui ta tahab rääkida oma lastest, siis me tunnustame teda kui ema näiteks ja ütleme, et te olete nii hea ema ja hoolitsevad. Teate, et mina olen ka ema ja siis juhite tähelepanu võib-olla kõrval olevale prouale, kes seal istub, et kuulge, kas teie olete ka ema ja kui palju teil on lapsi ja võib-olla siis, kas teil on õdesid ja vendasid ja oi, teie emal oli palju tegemist kunagi ammu ja viita selle jutu kuidagi kõrvale, et see ongi valideerimine. Et me nagu ei hakka inimesele ei ütlema, vaid et me viime ja toetame teda läbi suhtlemise. Ja hästi et hirmudest ma ka juba rääkisin, et see, kui inimesega suheldakse, toetatakse sellisel viisil, siis see tekitab turvatunnet, see soodustab ka siis teiste inimestega seal osakonnas suhtlemist. Nii et võib-olla inimene on just ärevuses ja tunneb hirmu sellepärast, et ta on võib-olla alles tulnud ja ta ei tunne kedagi, et meie asi, kes me siis seal hooldekodus oleme töötajad või et minna pakkuda muidugi ise seltsi, aga võib-olla see teine mõte, mis minul veel on alati, et meie aitame tugevdada nende omavaheli suhteid seal asutuses, sest et mul oli kunagi see kogemus, kui ma läksin tööle, et istuvad inimesed kõik ühes koos saalis, 20 inimest ja nad omavahel üldse ei olnud tuttavad, nad olid juba mitu nädalat, võib-olla isegi kuud seal olnud, enne kui näiteks tegevusterapeut sinna tööle tuli, sellepärast, et nende suhtlemist ei olnud toetatud, nendel ei olnud tehtud gruppe, teinekord on ka eakatel vaja nagu sellist teemat või sellist olukorda, et miks ta peaks kellegagi suhtlema hakkama. See võib olla ka kultuuriline eripära, et võib-olla Hispaanias ei ole see nii keeruline, aga kui me räägime eestlastest, siis nemad on võib-olla rohkem sellised omaette olijad ja mis ma ikka selle teise inimesega siin rääkima hakkan. See oleneb olukorrast, et teinekord on jah hea, kui saab hakata rääkima. Ja siis valideerida saab ka siis esemetega, et näiteks kui inimene, asutused siis ongi juba teinud selliseid kohti, et kui inimene kogu aeg tahab bussipeatusesse minna, siis ongi näiteks loodud mõnda hooldekodu
foyeesse või aeda või kuskile see nii-öelda bussipeatus, et kui ma näitasin enne selle kella pilti teile, et siis jälle see on see fragment, aga ta seda tervikut kokku otseselt ei pane, et kuidas selles mõttes tervikut, et mis asja see bussipeatus on siin koridoris, et mis, aga tema pigem ei analüüsi, vaid tema loob selle puuduoleva, ta otsib seda märki ja ta rahuneb, kui ta saab bussipeatuse, nii et see on ka selline tunnustamine, et sa tahad bussipeatust, siis sa saad selle, et see rahustab teda, et mälestustöös ja valideerimises ongi just need põhimõtted, et läbi esemete ja asjade me rahustame inimesi, need on neile tuttavad ja kui sa ütled neile kogu aeg ei, siis mida rohkem sa ei ütled, seda rohkem nad tahavad saada just seda oma tahtmist. Nii et teinekord öeldaksegi siis niimoodi, et dementsusega inimesele sa saad ei öelda läbi jaa. Ja see jaa ongi näiteks see bussipeatus või et ma ei takista teda, aga ma ei anna talle seda päris bussipeatust, aga ma annan talle siis sellise tehisliku. Mälestustöö on ka siis hästi oluline, kuna siin me saame just tegeledagi siis nende ressurssidega, mis inimesel on alles jäänud. Ja mõnikord, eriti kui veel ei ole verbaalset kõne säilinud, siis on hea, kui pere koos teeb koostööd ja koostab inimestele selliseid mälestusraamatuid. Siin on ka mul olid tudengid kunagi, siis me tegime isegi lausa köitsime ise raamatud. Kõnetu inimene tegi ise selle valmis abiga. Osales selles väga tugevasti, tütar aitas selle sisu teha, et loomulikult ei pea kogu elulugu olema, aga olulised verstapostid, mis on inimesele meeles ja tähtsad. Nii et siin paremal pool ongi üks naine, kes siis valminud eluloo raamatut või sellist pildiraamatut vaatab ja ta just silitab käega üle oma ema ja isa pildist, mis olid talle siis kõige tähtsamad selles fotoalbumis, et need lapsed enam tal meeles ei olnud, aga just ema ja isa olid, et emast ja isast võib igaüks lõputult siis rääkida. Jälle edasi. Ja eluloo raamat on ka selle põhimõttega, et me saame teada siis, et kui inimene on kõnetu, siis me saame ühest eluloo raamatust personalile või abistajatena näiteks teada siis need fakte, mida siis võib-olla temale ise ette rääkida. Tehakse ka mälestuslaekaid just inimestele, kellel on rohkem ruumi võib-olla seal kodus või asutuses, et mitte ainult pildiraamat, vaid et ka esemed toredasti kuskile niimoodi kokku koguda ja ära kinnitada, et oluline on see ka, et need asjad ei läheks rändama sealt kasti seest. Veel parem on, kui ta on tõesti nagu siin on aumedalitega selline inimesel voodi kohal või kuskil, et läbi selle me saamegi kogu aeg siis rääkida ja tunnustada selle inimese identiteeti, et ta võib-olla ise enam ei mäleta, et ta on saanud mingeid autasusid või kes ta on olnud, aga siis meie saame ikkagi öelda, et näed, Mati, sa oled olnud elus ikka nii tubli mees ja siis ta nagu tunneb ennast nagu väärtuslikuna. Edasi. Et mälestustöös siis saab kasutada igasuguseid huvitavaid tegevusi, mis siis puudutavad rahvakalendrit. Rahvakalender on väga-väga hea asi. Siin on jõulud, lihavõtted, igasugused sellised tegevused, vastlapäevad ja mardipäevad ja nii edasi. Muusikat, kunsti, muusikat, kunsti, riietumist, laulmist ja nii edasi. Tegelikult on piirideta see ja mõnikord on ka mingid sellised vanad vahendid tore, mis on retrohõngulised ja mida nad tunnevad ära ja isegi oskavad kasutada. Ma praegu ei ostnud seda laktoosivaba piima, aga mõnikord ma võin proovida küll. See ei olnud väga palju ka jälle. Olge head, pange oma mikrofon kinni. Oih. Minul on see vist töötab. Ja. Nii edasi. Vabandust.
Ja siis hoolimata sellest, et inimesed võivad dementsusega olla, siis selles mõttes, kui me mängulised me oleme ikka. Nii et vahel on väga tore ka mängida jalgpalli, eriti kui sa oled mees. Tihtilugu mõeldakse, et meestega on keeruline, aga meestele meeldib kaarte mängida, isegi kui nad seda mängu enam ei oska mängida, siis neil lihtsalt meeldib teinekord neid kaarte ritta laduda ja ühesõnaga nagu imiteerida kaartide mängu, aga siinkohal jalgpall tuli küll väga hästi välja, nii et õhupallid ja igasugused sellised mängud on ka väga toredad. Järgmine slaid. Teinekord võib teha ka, kui inimestega kuhugi muuseumisse ei saa minna, siis on teinekord väga tore nendega teha muuseumid koha peal ja siis arutada, et vanasti ju nõukogu aja kõikidel inimestel olid ühesugused asjad, et siis midagi ikka saab tuua näiteks kaasa ja siis arutada ja neid asju ei pea nii palju üldse olema, need võib olla väiksed asjad, et siis millised mälestused neil tulevad ja just jälle meenutada seda kaugmälu. Edasi. Ja sünnipäevad ja tähtpäevad ja nendega on ka alati nagu tore, kui meeles peetakse, et siis toob neile ka rõõmu. Edasi. Et muidugi siin ma ei kujuta ette, et kas teie hakkaksite tegema otseselt süüa, aga lihtsalt mõned, see on jälle selline retrohõnguline tegevus ja siin alati on küsitud, et issand jumal, et sa oled noad neile kätte andnud, aga loomulikult kõik need sellised tegevused tuleb teha järelevalve all ja kui sa oled sinna 3 noaga läinud, siis 3 noaga sa lähed ka minema, nii et see on sinu vastutus, kes siis seda teeb, aga kindlasti on see olnud, söögi tegemine on alati olnud üks tore tegevus või siis ütleme, kui süüa ei ole võimalik teha, et siis vähemalt nagu kohvilauad ja sellised lauakatmised ja sellised, need on alati nagu sellised väga-väga meeldivad tegevused, et vahvlite küpsetamised on ka nagu eriti meestele sobib see tegevus millegipärast ja eriti vene meestele, nii et siin oli ka siis üks vene mees, kelle mäluhäire ja ta ei suutnud oodata, kuni see vahvel küpsetas kogu aeg tõstis seda, nii et me pidime ütlema, et oota veel natukene, et muidu see vahvel ei saagi nagu valmis, kui sa kogu aeg teda jahutad, aga talle nii väga meeldis seda vahvli küpsetamist teha, nii et sellised tegevused on ka ja siin ongi, et alguses küpsetame ja siis pärast jälle katame lauda ja jutustame ja nukuteraapiad on ka hästi toredad, et kui te käite kuskil asutustes ja te näete dementsusega inimesi, et neil ei ole üldse mitte mingit vahendeid, siis alati, ma ei tea, võite kingituseks viia taaskasutusest, leiate kindlasti mingeid 1 euroga nukke või mingeid selliseid, et need on jälle needsamad mälestustöö ja valideerimisega seotud esemed, et kui inimesed elavad ja nad peavad ennast, mõnikord nad on seal elutoas, aga nad mõtlevad, et nad on tööl või et nad on koolis või õpetajad või kus nad siis elurollis on, et siin oli ka siis üks pilt ühest lasteaiakasvatajast, kes siis päevad läbi istus ja kõigutas last põlve peal, sest et ta oli lasteaiakasvataja eluaeg olnud ja muidugi omad lapsed ka, nii et nii naistele kui meestele sobivad nukuteraapiad. Edasi. Siin on veel nukuteraapiast hästi palju, et kuidas nad sätivad neid ja jalutavad ja hoolitsevad nende eest, et dementsusega, et see moraal või see lõpetussõnad ka siin tulevad, et dementsusega inimene ja hoolimata sellest siis, et ta ei mäleta, tahab ka pakkuda armastust ja hoolivust teistele, nii et siin on ka näha, kuidas nad tegelikult nad on väga hoolitsevad tihtilugu. Et nüüd mõned pildid veel, kus siis on igasugused tantsimist ja muusikat, see on nagu teaduslikult tõestatud, et need on nagu metoodikad ja toimivad metoodikad, nii et kui teil mitte midagi ei ole mõttes, et mida nende inimestega teha või rääkida, siis pange muusikat telefonist, nutitelefonist saab ja kohe kiirelt muusikat otsida, tehke soovikontserte, kõik sellised vanad Eesti laulud on väga head. Ja
ja kui inimesel ei ole verbaalset kõne ja üldse ka nendel, kellel on kõne, siis ikkagi me suhtleme ka läbi oma meelte. Nii et nägemise visuaalselt, et oleks värve, võib-olla need õhupallid või igasugused sellised pildiraamatud sobivad, tunnetused, et tunnetus on alati see, et puudutus, silitus, sellised tekstuurid, mugavus, käe hoidmine, kättpidi tervitamine on hästi oluline, sest et ta tajub siis sind veelgi rohkem. Ja muidugi näiteks, kui õues on võimalik käia maitsetaimed või kui sa lähed juba tegelikult ukse peale, lihtsalt lähedki õue, siis sa juba tunnetad erinevaid lõhnu, mis kevad näiteks meile pakub. Nii et saate sellel teemal näiteks rääkida, kui näiteks õue saate neid viia, mida te näete, mida te kuulete, mida te tunnete. Ja et sellised läbi meelte suhtlemine on ka väga-väga hea. Nii et siin on ka siis mõned pildid aedadest, et paljud hooldekodud on ka siis teinud endale aiad. Nii et kui teil on vähegi võimalik tulevikus, kui te lähete kuskile kellegiga kohtuma, et võimalusel minge õue. Jah, et siin on mõned pildid. Pane edasi. Et siin ka sellised istutuskastid võivad olla väga sensoorsed ja mõned vahendid veel edasi. Sest enam ei jõua, et kodune, kontrastid ja siis pane edasi, et näiteks, et siin on üks väga hea näide, halb näide, et kuidas ei tohi luua keskkondi, et need ei ole kasutajasõbralikud, et väga suur kukkumisoht. Et kontrastid on siis olulised, kus siis on arusaadavad inimestele need värvid ja asjad, et see on kohandatud keskkond. Siin on nüüd 2 video linki ja neid ma täna teile siin ei jõua näidata, et igaüks siis, kui ta selle ettekande saab, vaatab kodus, sest tavaliselt on see häda, et kui ma seda siin hakkan avama, siis jälle ei kuule heli aga need on väga-väga head. Siin on Luikede järve, ma ei tea, kui te olete võib-olla näinud meediast, Luikede järve muusikat lastakse ühele dementsusega inimesele, kes on hooldekodus, kes on olnud eluaeg prima baleriin ja siis kuidas ta hakkab ratastoolis tantsima ja siis teine on Alive Inside on üks pikem muusikateraapiast film, aga see on väike lõik selles, kuidas ka siis sellisele dementsusega inimesele, kes mitte midagi ei räägi, mitte midagi ei tee ja on see tukkuvas olekus kogu aeg ratastoolis, kuidas ta hakkab laulma. Ja need on hästi-hästi toredad ja inspireerivad teile kindlasti. Ja intiimsusest ja lähedusest ma ka tahtsin veel öelda lihtsalt paar asja, siin on 2 slaidi. Üks on intiimsus ja teine on seksuaalsus. Et kui te näete dementsusega inimesi hooldekodudes käest kinni käimas või teinekord isegi ongi see jutt, et nad võib-olla magavad ühes voodis, siis see tähendab mitte kunagi, ütleme mitte kunagi, vaid üldjuhul see ei tähenda seda, et nad lähevad nüüd selle eesmärgiga kellegiga käima, et nad tahavad kedagi otseselt meheks või naiseks, vaid et nad üldiselt otsivad seda nagu lähedust ja turvatunnet. Nii et muidugi on ka ekstreemsemaid juhtumeid, aga jah, intiimsus ja lähedus on pigem läheduse otsimine, turvalisuse otsimine. Et selle lihtsalt ma tahtsin eraldi välja tuua, et nad vajavad väga palju sellist toetust. Aga minu poolt ka praegult siis vist oli mõned soovitused siia lõpuks, aga mul on aeg täis, et suur tänu ja kui teil on veel mõned küsimused, siis võite veel küsida. Jah, Anna-Stiina, suur aitäh, et see 1,5 tundi nii, vähemalt minul oli põnev, ma loodan, et kuulajatel ka.
Katrin peab kahjuks minema ja tänab, et kas on mõni kiire küsimus, millele veel Hanna-Stiina jõuaks vastata? Et Margit ka tänab sind, et väga huvitav oli. Tore. Et hästi kiire vist oli, aga mu eesmärk ongi ikkagi palju informatsiooni anda, et see kindlasti kõik ei jää meelde, aga te saate pärast vaadata seda võib-olla slaidi ja kui te olete juba nii-öelda selles situatsioonis, siis teil ehk tuleb see miski teile nagu, mis täna võib-olla kuulda oli nagu meelde, et sellised juhised tulevad tavaliselt läbi praktika nagu siis meelde jälle, et mis öeldi. Ja eks siis vaatame, et meie projekt ju kestab veel päris pikka aega, nüüd kohe hakkame Tiinaga ka veel arutama, et võib-olla siis sügishooajal on võimalik võib-olla natuke pikemalt kuskil seda teemat käsitleda. Ja selge on see, et see 1,5 tundi on väga lühikene aeg ja räägida oleks ja küsimusi oleks kindlasti veel rohkem, aga algatuseks seegi hea. Ja ma mõtlen ka, sest see teema on, ma olen nüüd 9, meil on 9 sellist vabatahtlike sissejuhatavat koolitust olnud 2 päevast ja minu teada ei ole mitte ükski koolituspäev möödunud sellega, et see teema on tõstatunud, aga meie baaskoolituses see teema ei ole sees ja koolitajad ei ole ise ka selle valdkonna asjatundjad, et siis mul on hea meel, et praegu see esimene 1,5 tundi sai sissejuhatuseks tehtud ja vaatame, mis siis see vajaduspõhiselt. Ja kindlasti vaadake ka dementsus.ee või eludementsusega.ee. Ma kirjutan teile siia chati ka need, sest et sealt saate ka lugeda ja seal on videod ka olemas. Et saab juurde. Ja siis ja seal on ka igast õppevideosid, kõik on eesti keeles ja kirjandust ja kellel on rohkem ja kui on nagu keerulisi juhtumeid, nagu siin täna juba ikkagi üks oli, selline personaalne nõustamine, et siis te võite kirjutada meile, Tiina jagab ka oma kontakte, et mulle näiteks konsultant, ma kirjutan siis siia ka, konsultant, kirjutage otse meile kui oma küsimustega, kui teil on personaalselt küsimusi, et siis me saame nagu nõustada nagu individuaalselt. Aga aitäh, Hanna-Stiina ja nüüd head osalejad, teeme 5-minutilise pausi, ma ei pane ärge kuskile siis ära minge, kes on tahtnud osaleda ka selles infotunnis, et siin samas me jätkame 5 minuti pärast, et jõuate püsti tõusta korra ja siis võtab üle juba jutujärje Tiina ja räägib siis, kuidas ta nüüd oli. Dementsuse sõpradest. Jah, dementsuse sõpradest. Olgu kõike head. Ja keda see teema ikkagi rohkem puudutab, siis ma arvan, et siis te saate sellesse info välja alles jääda. Nii et Tiina siin arendus on Tiinal nimeks, et me Tiinaga sätime nüüd Tiina slaidi ja sirutage 5 minutiks ja ma hõikan teid siis 5 minuti pärast. Kell on praegu 17.35, vähemalt minu arvutikell, nii et 17.40 siis me jätkame. Nii ja Tiina, sinu ma teen siis nüüd hostiks. Ja, vaatame, kas ma saan hakkama. Kohe selgub tõde. Make host. Yes. Nii. Ja nüüd ma saan share'ida seda. Aga ma ei tea, kas ma nüüd selle lindistamise vist võtan ära. Ja. Sellel vist ei ole väga. Aga seda pead sina nüüd tegema, sest ma andsin juba sulle ära. Vaata, kas seal on praegu lindistus peal või? Nii, aga nüüd on niisugune lugu, et ma näen, kui ma lõpetan share'imise, siis ma näen seda. Lindistus on... Ja recording on punane. Ja, on. Nii, lihtsalt lõpetan, eks ju, mitte ei pane pausile. Lõpeta.